no aga siis see on väga põnev saade juba eos, mulle tundub, Jaa, et väga piiripealne. Siuke nagu hirm on sees sügav ja siis peame hakkama saama. No see on siuke Ride the Lightning special, et me praegu, kuidas seda eesti keeli öelda, sina kui keeleuuendaja, kuidas sa ütleksid? Ratsuta piksel. Pikseratsutus eri. Jah, pikseratsanikud. Jah, Riders of the Storm. Riders of the Storm, jah. Tere, minu nimi on Ivo Krusta. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Pikseratsanikud. Osa 2. Pikse tagasitulek. Aga kas meil on osa 1 ka olnud või? Ei ole, aga lihtsalt ma mõtlesin, et see on nagu siuke koht, kus ma tunnen, et vahel vaata mingi pealkiri on selline, et sa nagu tahaks juba, et oleks osa 2, et sa saad sinna veel mingi nagu addition juurde panna. Okei, ja osa 2... No, me teeme pärast mingi prequeli või see ongi nagu, me hakkame story't rääkima kuskilt story keskel. Nii võib ka, muidugi, nii võib ka. Nagu siuke Tarantino oliks siuke väike ja mängime natukene või George Lucaslik, mis vahe, et siin eeskujusid on paljusid. Aga reaalselt jah, see saade võib täna jääda väga lühikeseks, et niipea kui välk lööb sisse, katkeb ka saade ja siis tegelikult ilmselt tega ei kuule seda, mida me praeguseks oleme rääkinud, sest et see ei salvestu ilmselt. Ja võib-olla siis on nagu väga suur jama kohe. Sest nagu te kõik teate, olete kõik väga vastutustundlikud inimesed, sel ajal, kui on äike väljas, siis ei tasu elektroonikaseadmeid ju seina jätta, see on kõik hästi mõistlik, aga teie kuulajate huvides, et see saade ikkagi lõpuks tuleks teie kõrvadesse õigel ajal, me otsustasime ikkagi endast selle nii-öelda ohverduse teha. Just, et tabagu meid või välk, me ikkagi teeme seda saadet edasi. Vaat see on see pühendumuse aste tegelikult, mille pinnalt me töötame. Et mõnes mõttes jah, et anda eeskuju, teisalt ikkagi sellepärast, et me siiralt hoolime oma kuulajatest, me oleme valmis väga kaugele minema oma kuulajate pärast nende nimel. Pärnusse näiteks. Kas või Pärnusse. Me oleme teie piksevardad, tahate te seda või ei. Jah, isegi teie tänu me ei oota tegelikult, me teeme seda, see on nii altruistlik saade, kui üldse saab olla. Altruistlik, mitte haltuura. Ja mitte haltuura, vaid altruistlik. Et nii see on, sellised me oleme, lihtsalt jah. Pikseratsanikud. 2. Pikse tagasitulek. Just. Mis sa vahepeal teinud oled? Ma olen, Pikne on kusjuures väga oluline tegelane olnud minu elus viimastel päevadel, sest et mu tütar avastas enda jaoks filmi Autod ja Autod 2 ja Autod 3. Kõik korraga, jah, sest et Pikse pilt on igal pool ja siis iga kord, kui mu tütar nüüd näeb kuskil õues autode plakatit, siis ta hõikab Pikne, nagu see nii, kuni me ütleme, et on jah, Pikne. Ühesõnaga. Ma saan aru, et sa oled ise ka neid filme näinud kõiki 3. Ei, ainult jupiti niimoodi, ma ei ole saanud kunagi otsast lõpuni vaadata, aga ühesõnaga DVD-d on kodus riiulis olemas ja 3. osa pole veel kinni jõudnud vaatama, aga igal juhul, et see on nüüd reaalne nagu thing. Okei, 3 osa nüüd. Ma olen esimest näinud, sest vaata Pixar oli mingi hetk ju selline Dream Studio, mitte nagu DreamWorks, aga nagu siuke äge stuudio selles suhtes, et sealt nagu tundus, et kõik, mida Pixar teeb, on nagu puhas kuld või et nagu tulid see esimene Toy Story ja siis oli muidugi teine Toy Story ja Finding Nemo ja kõik need filmid, mis sealt tulid, olid nii ääretult head, et siis ma mäletan, ma väga ootasin seda filmi Autod ja kuidagi nagu ta oli okei. Ja nagu see oligi kõik, et see oli huvitav, kuidas nad olid need autod teinud kuidagi siukseks inimlikuks. See kõik oli väga lahe, aga mulle ta ise nii väga ei meelda, aga samas ma ei ole ka väike laps enam kahjuks. Jaa, aga see ongi veider, et nende 3D animafilmide ja 3D ma mõtlen seda, et nagu 3D animatsioonistiiliga, mitte need filmid, mida sa pead vaatama 3D prillidega. Et need animafilmid, mul on nende suhtes mingid hoopis teistsugused ootused, kui kõik nagu näitlejatega üles filmitud filmide puhul, sest et mulle lihtsalt nii meeldib seda tüüpi graafika, mis kõikides nendes multikates on esindatud, et see on lihtsalt nagu silmakomm mu jaoks ja isegi kui need lood ei ole sisuliselt nagu väga huvitavad ja ma olen 3 multikas lugenud ju ka dublaaži peale mingitel karakteritel. Mis need ongi? Ma tean ainult seda Turbo Tigu. Turbo on üks, enne seda oli Crude'id, The Crudes,
seda ma ei teagi. Oli ka. Ja siis kõige hiljutisemalt lemmikloomade salajane elu, seal ma lugesin taksikoera rolli. Taksikoer Jim. No nime ei pandud minu, ma nii kõva staar ei ole, et jah, et Hollywoodi stuudiofilmi nagu tegelase nime muudetakse minu pärast. Aga kas seda tehaks vahel, et on ikkagi mingi maik või pannakse ikka mingi Eesti ei no ongi, neid vahel mugandatakse, ongi nagu Pikne McQueen, vaata, on ju, et ta ei ole Lightning nagu eestikeelses versioonis, aga päris jah, ühesõnaga, et isegi ütleme Mait Malmsteni puhul isegi, kui ta loeb, siis ei panda tegelase nimeks Mait, sest et Hollywoodi mõistes ta on ei keegi. Tähtsam on ikka tegelane. Just. Aga ja mulle nii meeldib see animatsioonistiil ja nagu see koloriit, mis on lihtsalt nii nagu kirgas ja siuke nagu siuksed põhivärvid on seal nagu kogu aeg nagu hästi tugevalt, on ju. Et harilikult nad ei kaldu mingisse siuksesse nagu art house'i ära, kus oleks koloriidiga kuidagi nagu väga huvitavaks mindud või kuidagi nagu teistsuguseks, et nad laias laastus näevad nagu väga sarnased välja ja jah, et see on lihtsalt siuke nagu visuaalne vitamiin ja see lugu on nagu teisejärguline mu jaoks ja mulle lihtsalt meeldib vaadata nagu seda, et kuidas näiteks, ma ei tea, kuidas vesi on renderdatud või kuhu nagu animatsioon saab jõuda, vaata, et see kõik on lihtsalt nii mõnus, see on lihtsalt nii mõnus vaadata nagu. Huvitav, sest ma ei tea, mingil hetkel see nagu hakkas mulle kuidagi jube steriilne ja selline nagu üheülbaline või vaata neid filme tuli ka, et kui sa said mingi väga ägeda franchise'i, sa tegid näiteks Madagaskar, see oli Madagaskar 1, 2, 3, 4, see oli mingi pingviinide eraldi, mingid multikad veel ja nii edasi, et noh, nagu sa nagu said selle mingi ühe väga-väga hea franchise'i nüüd kätte ja siis hakkasid seda nagu tegema ja Shrek ja kõik need, et noh, nagu kui need esimesed filmid olid sellised jube giftid ja ägedad, et siis ma ei tea, kas ütleme koos sellega, et need lood muutusid minu jaoks kuidagi nagu tüütuks, muutus ka see visuaalne stiil kuidagi üheülbaliseks, aga võib-olla, ma ei tea, see on nagu mingi isiklik probleem pigem. Samas väga kihvt asja on tulnud, näiteks oligi vist Pixaril oli see Brave, mis oli sellest noorest tüdrukust ja seal oli vist põhiteemaks see, et ta juuksed olid nüüd esimest korda selliselt eriti detailselt animeeritud kuidagi või asjad, et see oli nagu hästi äge. Ma ei ole seda näinud ja ma ei teadnud, et seal on mingi juuste teema, nii et jälle targem. See on siuke multikas, mida soovitatakse väga väikestele tüdrukutele näidata, see pidi väga selline empowering olema või midagi. Nii et siis võib-olla koos autodega üks õhtu vaadata, sest autod peab ikka ära vaatama. Aga on vist üks franchiis, mis on ka tagasi tulnud, mille puhul sul on väga soojad tunded. Jaa. Kas sa tahad sellest rääkida? Kes iganes kuulaks, kohe räägiks. DuckTales on tagasi. Mis asi? DuckTales. Pardilood. Pardisabad. Jah, see on siis, see on Eestis, ma ei tea, kas Eestis tegelikult isegi mõni kanal näitas seda multikat omal ajal või pigem oli see vist Soome kanalite teema. Ja MTV3 ikkagi. Jah, mina mäletan ka mingeid videokassette, kus olid siis neid osasid need liikusid ringi, nagu siis need sarjad ja filmid liikusid, eks ole. Autokastist kukkusid maha asfaldile. Et keegi kuskilt jälle leidis täiesti nagu kuskilt ta tuli ja siis ta oli olemas. Ja samamoodi siis, kuna minul Disney kanalit ei ole, siis ka seekord niimoodi kuskilt tuli mingi osa ja nüüd ma olen ta ära vaadanud, et oli siis kunagi selline multikas nagu DuckTales, mis rääkis onu Robertist, Donald Pardist ja nõopoegadest Hups, Tups ja Lups ja nendega siis kaasas olev veel lastehoidja ja Webby oli siis see tüdruktegelane selles sarjas. Ja ta oli nagu ääretult äge multikas, mul on alati onu Robert McPardi lood nagu ääretult meeldinud ka koomiksites ja kõik see, mitte et ma ise võtaks nagu eeskuju sellisest suurest rahakütist ja ma idoliseeriks mingeid multimiljardäri lootusi või unistusi oma mõttes, aga lihtsalt tema need seiklusjutud, et mul on nagu kõik siuke seiklusfilmid, seiklusraamatud, need asjad nagu õudselt kõnetavad mind ja onu Robert on selline seiklustegelane, ta on see, kes läheb ja otsib oma varandus üles, koopab põhjast ja kuult ja kust iganes. Ja see multikas oli nagu tol ajal ka ääretult kihvt,
aga noh, nüüd tagantjärgi vaadates, kuigi ta on täiesti lahe ja vaadatav multikas ka täna, noh, ta ei ole nagu modernne. Ta ei ole animeeritud nii, nagu on modernne animatsioon ja võib-olla ta nagu ei kõnetaks enam nii väga tänapäeva noori või lapsi. Nii et jah, Disney siis otsustas, et tuleb uus DuckTales ja noh, muidugi suured fännikogukonnad internetis kõik jälle jubedasti hoidsid hinge kinni ja ootasid ja hakkas tulema järjest neid selliseid diisereid, et kõigepealt tuli välja, kes seal neid hääli siis teevad, et näiteks David Tennant, kes on tuntud ju kui Doctor Who, tuli välja, et siis nüüd mängib Robertit, Scrooge McDucki, Kate Micucci mängib Webbi ja seal neid tegelasi, kes nagu kõik on välja toodud, et neid on veel, et siis kõigepealt tuli video, kus need tegelased laulavad seda kuulsat DuckTalesi avalaulu, mida need, kes teavad, eks ole, et see on siuke hästi, sakslased ütlevad kõrvauss või siuke lugu, mis jääb kummitama juba kergesti. Seda ütleb ka Raadio 2. Ütleb jah. Et see on siuke nagu äge laul ja ma ei ole selle kõrvaussi terminiga veel harjunud, ma lihtsalt mainin, et ma olen iga kord, kui ma kuulen seda, korraks küsin endalt, et kas ma suudaksin sellega harjuda täna ja siis ma ütlen, et ei. Okay. Et jah, siuke nagu kõik ma praegu räägin nagu siuke fänn, kes ei suuda ennast nagu tagasi hoida, et ma lihtsalt seletan nagu täiesti mingi ringi kaudu ümber värki ja siis hakkas tulema siukseid videosid, kus iga tegelast siis natuke tutvustati ja need kõik olid nii ägedad ja kõigil olid nagu, kõik hoidsid nagu hinge kinni, et noh, tuleks siis nagu tõesti äge, et noh, nagu kõik märgid näitavad selle poole, et see reboot nüüd tuleb äge, aga kuna neid reboot'e asju nagu neid uuesti tehtud vanu sarju on ju nii palju olnud ja nad on enamuses ikkagi peamiselt kehvad olnud, et siis oligi nagu siuke pidev hirm sees, et see rikutakse ära, aga ei rikutud. Esimene osa nüüd tegelikult siis selline kaheosaline siuke versioon, siuke pikk osa tuli välja ja see oli super, see oli väga naljakas, tegelased olid ääretult hästi minu meelest välja mõeldud, läbi töötatud, nad ei olnud enam päris sellised, nagu nad olid selles algusmultikas. Nendel on palju keerukamad siuksed arengulood, tundub. Teemad, mida käsitletakse, on ka sellised, noh, nagu ka sellist, mitte ainult seda seiklust, et nüüd me peame lahendama mingeid probleeme, vaid ka nagu selliseid sügavamaid sotsiaalseid probleeme on juurde toodud. Seal on mingid siuksed peredünaamikad, kus on tunda, et seal on mingid ajaloolised teemad ja see kõik on ääretult lahe seetõttu, et tegelikult üks võrratumaid või ägedamaid asju, mis on kogu selles Disney pardi universumis olemas, on selline lugude sari nagu The Life and Times of Scrooge McDuck, mis siis räägib, see oli kuidagi niimoodi ilmus eri aegadel, eri osadena, eri siuksed pildikesed siis Robert McPardi elust, et kuidas tema oma varanduselt see sai, kuidas ta üles kasvas Šotimaal, kuidas ta sõitis siis Ameerikasse õnne otsima, kuidas ta seal korduvalt ja korduvalt läbi kukkus, kuni ta lõpuks siis õppides elult kõik need õppetunnid, mis siis ta sai, siis ta lõpuks nagu õnnestus, lõpuks sai kätte oma selle varanduse ja rikkuse, aga mis hinnaga see talle lõpuks tuli, oli see, et ta tegelikult hülgas kogu oma perekonna, et ta nagu tundis, et perekond on pigem see, mis tagasi hoiab, perekond on nagu probleem, et see oli nagu see kuidagi see hind seal tihti ja väga huvitaval kombel oli otsustatud sellest nagu väga nagu šnitti võtta siin selle multikaga, et tegelikult see multikas nagu justkui algabki sellega, et need nõopojad Hups-Tups ja Lups ei teagi, et Robert on nende sugulane. Okay. Ja noh, ja Robert ei tahagi üldse, et tal üldse perekond nagu kuidagi ligi tuleks, et selle esimese osa jooksul ongi siis siuke familiarizing värk, et nad nagu õpivad üksteist tundma ja siin on väga hästi näha, kuidas need tegelased tegelikult niimoodi kujundanud on, et nüüd on, kui varem olid need nõopojad justkui üks tegelane, nad olid kolmikud, aga nad kõik olid väga ühtemoodi, nii et nagu keegi neil väga vahet ei teinud, sa ei saanudki teha, nad olidki nagu justkui üks tegelane kolmes. Et siis nüüd on igalühel väga tugev iseloom, igaüks saab väga nagu spetsiifiliselt kuidagi, nad kõik idoliseerivad Robertit, aga natuke eri viisidel. Ehk siis nagu nad on erinevad inimesed, neil on erinevad soovid ja puudujäägid ja kõik nad saavad tegelikult õppida sellisest onu Roberti siis nagu kogemustest ja elukäigust, et mulle tundub, et see on tõesti siuke väga lahedalt välja töötatud laste multikas ja tegelikult ma ütleks, et tänapäeval nagu laste multikate seisukohalt on nagu kuldaeg, et mõtleme tagasi nagu sellele, et kindlasti ju meie põlvkond oli siis pigem see, kellel olid need Dexteri laboratoorium ja või kui me mõtleme Ameerika multikatest. Dexteri
Laboratorium ja Cow and Chicken ja Johnny Bravo ja kuidagi selline animatsioonistiil ja Powerpuff Girls täpselt üks väga ääretult äge asi. Ja veel tagasi vaadates seal olid need Jetsonid ja Scooby-Doo ja kõik see Hanna-Barbera värk, eks ole. See oli see, mis hilisõhtul pandi Cartoon Networkis nagu käima. Klassika sektsiooni. Ja kui sa vanemaks said, siis tulid need Beavis ja Buttheadid ja Dariad ja Ren ja Stimpid ja hiljem juba South Park ja nii edasi. Ja siis muidu seal kõrval olid kõik need Simpsonid ja muud asjad. Et siis need olid ägedad multikad, seal nagu pushiti seda nagu piiri, et mis võib olla üldse laste multikas, eks ole. Et Cow ja Chicken on siuke küllaltki veider värk, eks ole. Laste multika kontekstis, et ütleksid või? Ja Powerpuff Girls ja kõik need, et laste multikas. Aga tänapäeva laste multikad, kui me vaatame siin, eks ole, Adventure Time ja Phineas ja Ferb ja nüüd seesama DuckTales ja neid on nagu terve hulk, mida ma ise ei ole tegelikult väga näinudki. Nad on nagu selles mõttes super head multikad, et nad on teistmoodi, nad on nagu siuksed huvitavad, nende lood on tihti nagu väga hästi kirjutatud, aga nad ka tegelikult panevad lapsi mõtlema päris sügavatele asjadele. Nendes multikates on tegelasi, kes ei vasta traditsioonilistele, eks ole, soonormidele, seal on erineva seksuaalsusega tegelasi, seal on, eks ole, probleeme, mis on tõsiselt nagu kuidagi siuksed elulised, kus peab tegema raskeid valikuid, mis toovad kaasa tagajärjed ja seda kõik on kuidagi suudetud väga sellisel mõistlikul viisil tegelikult kuidagi ekraanile tuua ja mul on tunne, et DuckTales võib olla sarnane multikas, ta pole kindlasti nagu Adventure Time nagu nii deepiks minev, aga ta tundub, et seal on näha, eks ole, kuidas tegelased arenevad, õpivad, kasvavad, mõtlevad asjadele, see on nagu ääretult äge, ta ei ole lihtsalt multikas nagu selles mõttes, et osa on läbi, restart ja kõik läheb järgmine kord täiesti uue asjaga edasi, et seal on tegelikult siuksed dünaamilised tegelased ja see on ääretult tore. Mul on nagu fan story over või? Väga hea ladus, kirglik jutt, väga hea, just seda oligi vaja. Üleüldse see on nii hea, et kuidagi vaata, kuidas põlvkondadel siuksed nagu harjumused meelelahutuse suhtes muutuvad ja kuidas nad tulevad kaasa lapsepõlvest või okei, see oli väga segane sõnastus, ma tegelikult tahtsin öelda seda, et mingil hetkel, kui lisaks Soome kanalitele tulid meile koju ka välismaised kanalid ja nende seas Cartoon Network ja nendega koos ka musakanalid, eks ole, et siis ma tõesti nagu vaatasin väga pühendunult Cartoon Networki ja koolis sai räägitud nagu klassivendadega mingitest asjadest, mingitest episoodidest, mida, et kas sa nägid seda ja nii edasi, et see oli siuke nagu osa sellisest iganädalasest vestlusest meie seltskonnas ja see oli osa nagu igapäevasest harjumusest ja vahel, kui ma olin haige näiteks kodus, siis ma tõesti nagu vedelesin teleka ja vaatasin neid hilisõhtuseid multikaid ka ja olin hästi kurb, kui tuli, ma ei mäleta, mis kell see oli, võib-olla kell 10 lülitus see programm ümber selleks klassikafilmide kanaliks, TCM. Jah, TCM. Ja ma hullult vihkasin seda, et tulid nagu need mustvalged kauboi-filmid järsku, kui ma oleks tegelikult tahtnud vaadata edasi nagu veel multikad, et see oligi vist see meie piirkonna eripära, ma arvan. TNT oli ka mingi. See oligi TNT ja siis see hiljem muutus TCM-iks või siis vahetus selle vastu välja. Igal juhul oli, ma väga soovisin, et mul oleks see 24-tunnine Cartoon Network. Ja seda osadel ju oli, eks ole, kuskilt oli nagu kuulda neid, ma mäletan mingeid saatekavasid, mis jätkusid pärast seda aega, aga meil kuidagi toimus see nagu kanali switch, eks ole. Et ühesõnaga, see oli nagu nii oluline osa mu igapäevaelust oli see kanal ja isegi kui ma läksin ülikooli, siis mul oli Cartoon Networki siuke käepael või see oli siuke nagu kumm, mille ma leidsin mingist kanga poest, mida sai mõõdu järgi lihtsalt osta ja siis ma ostsin selle laia siukse kummiriba Cartoon Networki ruutudega ja õmblesin sellest endale või lasin õmmelda, ma ei mäleta, siukse nagu randmepaela endale, väga pühendunud ühesõnaga isegi nagu ülikoolis veel. Ja siis tuli mingi vahe sisse, kus mul pikalt ei olnud telerit, mingi ligi 10-aastane periood. Väike vahe. Ja siis lõpuks, kui mu tütar sündis, ma tundsin nagu, et väga hea, et nüüd mul on nagu siuke täiesti mõistlik ja nagu vettpidav põhjus, miks tellida jälle endale Cartoon Network ühel hetkel, et ma veel ei ole seda teinud, aga igal juhul see on nagu väga tõenäoline, et ma seda mingil hetkel ikkagi teen, sest mingid harjumused, nagu sa arvad, et need muutuvad ajas,
aga kui nad lõpuks ei muutu, siis see on isegi ülitore või noh, see on nagu nii rõõmustav ja ütleme, animafilmide vaatamine on üks nendest harjumustest, mille puhul mul on nii hea meel, et see ei ole kuskile nagu kadunud, sest just nagu sa välja tõid enne väga hästi, et neil on tegelikult nii suur sihuke nagu, neis on palju enamat kui lihtsalt mingisugune sihuke screensaver lastele, et saada neid korraks jalust ära. Et ta on nagu, et nad on kõrge kunstilise väärtusega, nad on story mõttes väga tugevad ja nad on ikkagi jah, siuksed nagu olulised popkultuurilised nähtused, nagu kasvõi ongi Adventure Time, sa mainisid, on ju, et see nagu noh, see on multikasari, mis reaalselt inspireeribki tänapäeva mingeid disainereid, loovkirjutajaid nagu, et see nagu, seal on nii palju sees nagu sellist intrigeerivat ja inspireerivat ja nad on nii intensiivsed ja nad on nii risti-rästi läbi põimunud igasugustest muudest nagu popkultuurilistest viidetest, nagu see kõik on nii kuidagi äge ja elav, et sellest on nagu kahju mööda vaadata lausa ja seda kindlasti ei tohiks lükata kuidagi vaiba alla lihtsalt selle ettekäändega, et multikad, need on ju lastele, et vahet ei ole, et noh, see on jällegi sarnane maine ja sarnane saatus on neil nagu koomiksitel ja nagu videomängudel, mis mingil määral endiselt nagu kannavad seda sihukest, mis see sõna on, nagu sellist sleppi või et neil on mingisugune sihuke maine veel nagu paljude silmis, et see ei ole mõeldud täiskasvanutele või et täiskasvanutel ei ole seal midagi, millega suhestuda või jah, et seda ei ole nagu vaja ja noh, see on kahjuks üks eelarvamus lihtsalt, mis tegelikult, millest on väga kasulik vabaneda. ja noh, kuigi nii koomiksitel, arvutimängudel kui multikatel on ju väga lai spekter vanuseid, kellele nad mõeldud on, noh tegelikult võib-olla sa ei peaks näitama Rick and Morty't oma väikesele lapsele, eks ole, või võib-olla ei peaks, aga või noh, vanasti oli isegi see, et võib-olla ei oleks pidanud Simpsoneid näitama, aga tegelikult Simpsonid on päris mild võrreldes sellega, mis noh, oli ka siis, no ütleme Ren ja Stimpy, mina vaatasin lapsena ja ma mõtlen, et noh, et tänapäeval muretsetakse sellepärast lapsed vaatavad South Parki, et South Parkis on päris tõsine sihuke nagu teemaarendus ja nagu sügavmõtteline nagu sisu, et noh, Ren ja Stimpy oli Ren ja Stimpy et ma ütleks, et noh, et hoolimata sellest, kas need mängud või multikad või koomiksid, noh, kas nad on nagu mõeldud lastele või mitte. Kui nad on hästi tehtud, kui neis on võetud seda aega, et süveneda ja nagu tõesti nagu püüda mingeid lugusid, mingeid mõtteid, mingeid soove, mingeid filosoofiaid edasi anda, et see on selles suhtes täiesti nauditav vanusest hoolimata ja ma arvan, et see on hea vahel nagu viia ennast kurssi ka sellega, mis toimub, et noh, on kindlasti nagu asju, mis ei ole täiskasvanule väga lihtsasti nauditavad, mis on tõesti mõeldud nagu väga väikesele lapsele. Jänku Jussi. Jah, ma ei ole kunagi vaadanud Jänku Jussi multikaid. Aga võib-olla nüüd on põhjust nüüd, kus on need seksi eriosad tehtud. Tead, kui see uudis tuli, siis ma isegi YouTube'ist otsisin, et kes see või mis see nüüd on, et tehakse, et mis asjad need on, kas keegi on nagu ise animeerinud või peale lugenud või teinud, aga tundub, et see on nagu sihuke montaažitrikkidega tehtud nali, et kuidas Jänku Jussiga juhtuvad igasugused sellised lood, mis tavaliselt jänkudega ei juhtu. Aga kuigi jänkud sümboliseerivad siiski ka sihukest aktiivset suguelu. Jah, seda küll, nii et noh, jänkudega juhtub ju igasuguseid asju tegelikult. Eks ta ole. Eks ole. Ma mäletan lugu, mul lihtsalt tuli sellega meelde, et kuna meil oli kunagi jõululauas olid 2 väikest last ja jõululaual oli tihtilugu ka jänesepraad, siis mitte kunagi ei tohtinud öelda, et tegu on jänesega, sellepärast, et noh, need jänesed tulid sealt naabritalust ja lapsed käisid nendega mängimas, et siis tuli kasutada alternatiivset sõna küülik. Et ma ei, noh, vaata jänestega juhtub igasuguseid asju, võib-olla on parem, kui lapsed tegelikult teavad kõike, mis jänestega juhtub. Jah. Ütleme nendele vastaval, eks ole, sellisel arusaama tasemel. Ja ma mäletan, mulle kohe meenub üks vist samamoodi jõuluaegne sööma. Päkapikk oli laual. Perekondlik, kus oligi, laual oli küülikupraad või jänesepraad ja siis samas korteris nurga taga oli elus küülik puuris, kes oli koduloom, on ju. Ja siis see tundus mulle nii kummaline lihtsalt, kui no see mingi error nagu tekkis. Disconnect. Seda ei saa nagu, sest noh,
et kuidas see siis ei teki. aga vaata, ma arvan, et tegelikult nendele asjadele peab mõtlema nii lapse eas mingil määral kui ka kindlasti täiskasvanu eas, et ma arvan, et see viis, kuidas me oleme võib-olla distantseerinud ennast sellest, mis nagu tegelikult juhtub, eks ole, et me tegelikult on üks elus olend, ta kaotab oma elu ja jõuab meie taldrikule, et noh, sa pead nagu tegelikult aru saama ja tegelikult teadlikustama omale seda kogu protsessi ja siis tundma ise, mis tundeid see sinus tekitab ja kuidas sa enda jaoks need asjad läbi mõtled, et noh, tegelikult see on ka üks, ütleme minu jaoks selliste paremate laste multikate, laste koomiksite, mille iganes nii-öelda selline võim või oskus või võime, et sa suudad need keerukad teemad, millest tegelikult peaks mõtlema ja aru saama tegelikult ka võib-olla juba sellistes varasemates vanustes korra ühel või teisel viisil läbi mängida, et noh, ma ei mäleta, see on küll nagu sihuke modernne värk, et nagu multikad või noh, ma jällegi võin eksida. Ma ei mäleta, et laste multikates oleks minu lapsepõlves näiteks väga surmateemat käsitletud ja seda tänapäeval kindlasti nagu tehakse. No siis pigem oli siis ju see, et tegelane suri ära ja järgmine kord tagasi, et noh, South Park tegi sellest ju jooksva nalja, eks ole, et iga kord Kenny suri ära, järgmine kord on tagasi, et noh, et kuni ükskord enam ei olnud, et selles suhtes tänapäeval ollakse nende teemadega julgemad ja see on ainult hea. Näed, me tulimegi kuidagi tagasi sellest Jänku Jussi Küüliku õhtusöögi teemast. Jänku Jussi Küüliku Nussi tsüklist, aga DuckTales seostub minul isegi rohkem videomänguga, sest et DuckTalesi NES-i platvormil kunagi välja tulnud videomäng on ikkagi millest üks läbi aegade kõige kõvemaid platvormereid. Isegi 2, eks ole, DuckTales 1 ja 2 olid. Kas oli või? Niimoodi ma ei mäletagi. Ma lihtsalt, et hiljuti meenus mulle DuckTales jälle, sest et Steamis oli järsku saadaval DuckTalesi ümber masterdatud versioon, kus siis graafikat oli tehtud kaunimaks. Ma seda ei proovinud, sina vist proovisid seda ka? Jaa, ma olen tähendab, sellega oli nagu siuke eriti tüütu värk. Nagu tõsi, see on üks tüütumaid asju ever, kui on need remasterid ja kui nad on halvasti tehtud, et selles suhtes jällegi, kui sa nagu loodad, et tuleb midagi ääretult ägedat ja siis tuleb välja, et tegelikult ei tule, et tehti see remaster nii kehvasti, et hästi paljudel süsteemidel oli tegelikult temaga väga suuri probleeme. Minul oli selline äge viga selles mängus, et kui ma jõudsin mängu viimase tasemeni, ma sain selle nii-öelda lõpubossi läbi tehtud ja siis oli seal veel mingi siuke lõpubossi järgne ala, kus ma siis põhimõtteliselt mäng jooksis kokku ükskõik mitu korda, ma seda ei proovinud. Ma proovisin mängu uninstallida, reinstallida, teha kõike värki, isegi mingi hilisemal uuel arvutil nii-öelda või noh, nagu teisel arvutil mängides tekkis seesama probleem ja siis ma ei viitsin täna, et nagu mitu korda ma seda asja siin jauran. Et see oli nagu see probleem, aga jällegi noh, muidu siuke kihvt graafika ja värk ja hääle näitlemine juurde pandud ja natuke animeeritud siit-sealt, et noh, jällegi mõned asjad, noh, selle puhul jäi natuke see mulje, et natuke üle jala tehtud, et oleks võinud võib-olla ägedama teha, aga teisalt need SNES-i enda platvormerid tänapäeval on veel täiesti mängitav, tähendab NES-i, vabandust, mitte SNES-i, väga oluline vahe. Bittide, see on nagu kahekordne bittide vahe. Et minu omal on rohkem bitte kui sinu omal. Et DuckTales ja eriti DuckTales 2 minu meelest on nagu väga sellised mõnusad platvormer-mängud. Ja DuckTalesi platvormeri puhul, kusjuures kui sind köitis animasarja puhul see seikluslik vaim, siis võt just selle sama seiklusliku vaimu ma nautisin selles videomängus nagu väga-väga aarde tagaajamine. Just, et see mingi aarde tagaajamine, see on nii veider, et meil üldse on vaja selliseid lugusid. Muidugi kõigil ei ole vaja, kõik ei huvita, aga need, keda huvitab, neid see ikka nagu tõmbab nii tõsiselt ja see on nii huvitav, et kus see konks on, et miks see meid huvitab, miks see nii on, et näiteks Tomb Raider arvutimäng, kui ta tuli välja, et see samamoodi nagu vajutas seda sama pedaali põhimõtteliselt, et kohe, kui seal esimeses osas Lara Croft, väga kandiline Lara Croft jookseb väga kandilises koopas, on ju, ja seal on mingisugused hämaruses on mingid saurused ja sa otsid seda aaret, et miks meil on vaja nagu seda aaret kogu aeg otsida, miks meile meeldib Indiana Jonesi filmiseeria, kus samamoodi nagu kaabu ja piitsaga mees otsib
otsib aaret, on ju, miks meile meeldivad mingid piraadilood, kus piraadid seilavad, on ju, tormisel merel ja otsivad aaret, nagu kogu aeg mingi kuradi aarde otsimine, vaata. Millegi tagaajamine, eks ole. Ja et ühest küljest ju nii lihtsakoeline lugu, on ju, et kuskil on ootamas mingisugune kirst, mis on täis kuldmünte, et miks seda on vaja üha uuesti ja üha uute tegelastega nagu jälle lugeda, kuulata, vaadata, mängida, et mis asi see nagu on, vaata, et võiks ju arvata, et nii lihtsakoelise siukse looskeemi puhul piisab ju sellest ühest ainsast korrast, kui sa seda mingis meediumis nagu koged ja ongi kõik, aga noh, mingi imelik nagu magnet on sinna sisse peidetud, mis meid kogu aeg tõmbab. Samamoodi võib ju paralleeli tõmmata natuke teist tüüpi žanriga, mis on detektiivilood. Jällegi on ju, kuskil keegi tappis kellegi ära ja nüüd tund aega vaatame näiteks Hercule Poirot sarjast, et mismoodi siis detektiiv välja selgitab, et kes nendest inimestest räägib tõtt ja kes valetab, on ju. See skeem on kogu aeg sama, aga ometi on see lummus seal nagu nii toimiv. Meil on ju mingid siuksed nagu ühiskonnas nagu siuksed kesksed lood, mida nagu kogu aeg räägitakse ja noh, George Lucas on palju rääkinud, või ütleme Star Warsist on palju rääkinud, kuidas ta võttis sellise tüüpilise kangelase kasvamise loo, eks ole, aluseks ja noh, tegelikult me räägime tihtilugu neid samu lugusid ühel või teisel viisil, et noh, midagi selles ikkagi on ja millegi pärast me tuleme tagasi, et ma mäletan, kui ma lugesin raamatut The Martian, see on ka täpselt jälle, see on see üksiku saare lugu tegelikult on ju, nüüd see üksik saar jälle üks žanr, mis on täitsa eraldiseisev ja iga kord copy-paste tegelikult sama skeemiga, ometi meil on vaja nagu neid remastereid nagu kogu aeg. Sest ma rääkisin oma isale sellest raamatust, ma mõtlesin, et oi, mu isale kindlasti meeldiks väga see The Martian ja ta ütles, et et mina mäletan lapsepõlvest väga sarnast raamatut Saladuslik saar. Ja põhimõtteliselt ta ju ongi, eks ole, et see ongi see lugu, mida räägitakse hoolimata sellest, noh, see on see, eks ole, siuke Star Warsi puhul siis selline, eks ole, mingi lihtsalt niisama üks, eks ole, noor poiss tavaliselt meie ühiskonnas, see kipub nii olema, eks ole, kes on kuidagi nagu siuksel halval järjel, lõpuks nagu midagi temaga juhtub, ta tõmmatakse seiklustesse kaasa, ta peab, eks ole, ennast tõestama ja lõpuks ta võidab, ma ei tea, paha, võidab selle nii-öelda sõbratari ja elab, eks ole, elu lõpuni ilusasti välja, et noh, see on see lugu, mida me tahame millegipärast korduvalt kuulda ja kõige huvitavam on see, et ma just väga hiljuti täpselt sellise loo lugesin läbi ja nautisin seda väga-väga sügavalt, et see oli siis Ready Player One, vist oli Ernst Cline oli vist selle autor ja see on põhimõtteliselt jällegi selles loos, selles raamatus endas ei olnud nagu midagi vapustavat, midagi sellist, mis sa mõtled, et kui põnev, et ma ei oska üldse ette aimata, mis siin kõik võib juhtuda ja tulla, et noh, ta on väga sarnane lugu sellele kangelasele, kes tuleb kuskilt, noh, from ma ei tea, kuidas see on, trashes to riches, ma ei mäleta seda väljendit, aga Rags to riches. Ma ei tea. Ja midagi sellist. Et noh, nagu, aga jällegi see oli nii nauditav, et see oli vist viimases osas me ka rääkisime, et ma nüüd võtan, et ma sain selle Spocki loo läbi, et ma võtan Armada ette, mis mu vend kinkis mulle, mis on Ernst Cline'i siis teine teos. Ja et ma võtan nüüd ette mingi sükse ilukirjandusliku raamatu, aga ma otsustasin, et enne kui ma Armada võtan, ma loen Ready Player One'i läbi, et nii nad nagu kuidagi on kirjutatud. Ja ma ostsin ta omale vist, kas oli laupäeva päeval, ostsin Kindle'i peale ja pühapäeva pärastlõunaks oli see raamat läbi, et ma ei saanud nagu öösel magama jääda, sest ma nagu tahtsin täiega lugeda, mingi kell oli 3 öösel, nagu seda ei juhtu väga tihti, et kell on 3 öösel, ma loen ja ainuke põhjus, miks ma magama jäin, oli see, et mu naine unest keeras ümber ja keeras plõksti, pani tule kustu. Nii et mina nagu ma ei saanud nagu, okei, järelikult ma seda edasi loe, see oli mõistlik, sest kell oli reaalselt juba 3 öösel. Oota, sul on ilma ekraani valgustuseta Kindle või? Jah, mul on veel see vanem Kindle 4 või midagi siukest. Anyway, ja tõesti, aga see raamatu nagu võlu ei peitu kindlastigi selles, et see on jälle
ainult selles, et see on seesama lugu, noh, minu jaoks jällegi kõik need popkultuuri reference'id, et see on nagu selline popkulturisti sihuke ideaalraamat või noh, eriti võib-olla meie vanust ideaalraamat, sest see idealiseerib seda aega, millal meie üles kasvasime läbi selle, nende arvutimängude, millele seal viidatakse, nende filmide, nende bändide. Ma olen nüüd kuulanud mitu päeva järjest Rushi, sellepärast et see raamat nagu mind sellele teele jälle suunas ja noh, miks mitte, väga nauditav värk, aga see on seesama lugu. No, ta ei ole kindlasti kirjanduslikult jällegi huvitav, aga ma väga naudin seda värki. Ei, ma arvan, et selles mõttes, et öelda, et ta ei ole kirjanduslikult huvitav, ma arvan, et nii ei saa isegi öelda, sest see ei oleks, ei, selles mõttes, et ta kindlasti on kirjanduslikult huvitav, kui seda nii palavalt armastatakse just, ma ütlekski sükeste popkultuuri fanattide poolt, et siis seal ju midagi peab olema, on ju, et või noh, lihtsalt see hinnang, et kirjanduslikult huvitav, et mida see tähendab, vaata, et me läheme jälle selle arvustuse maailma. No jah, me läheme jälle sinna, et mida sa sellega silmas, mida sa nagu, mis hirm praegu rääkis sinu kaudu, kui sa seda ütlesid, et kas sa tahtsid tegelikult seda öelda, et see ei liigituks nii-öelda nagu tõsiselt võetava klassikalise kirjanduse alla või? Ja, no midagi sellist, et ütleme, kui ma jällegi kippusin Goodreadsist neid arvustusi vaatama või midagi, et siis oli hästi palju, oli hinne oli ääretult kõrge, inimestele ääretult meeldib see raamat ja siis oli vahepeal need inimesed, kes, et noh, jah, et seal ütleme ikkagi need troobid olid väga nagu ülekasutatud ja ütleme seal raamatu kuskilt teisest kolmandikust alates võiks öelda, et kõik oli ikkagi liiga etteaimatav ja siuke lihtne ja et noh, et siuke noh, okei teos, et noh, aga noh, väga nagu teist korda enam kunagi ei loeks. Ja noh, mingi siuke noh, tüüpiline suht, ma tegin isegi nüüd mingit häält siia niimoodi ise tähele panemata siia juurde, et see on kuidagi siuke kirjaniku snoobi hääl, mida mina teen, kirjandussnoobi, vabandust, mitte kirjaniku snoobi. Kui sa hakkad kirjandussaadet tegema, siis palun ainult sellise häälega räägigi. Sellise häälega räägin, jah. Ma loodan, et sa hakkad tegema kirjandussaadet Vikerraadios näiteks. Ma ei tea vist, ma ei loe nii palju, et see oleks nagu kuidagi, millest ma seal räägiks. Ega sa ei peagi lugema palju. Ma teen ühe saate poole aasta jooksul. Sa ei pea lugema palju, sul peab olema arvamusi palju. Pärast seda eelmist saadet sa saatsid mulle ühe artikli. See oli, kust see artikkel pärit on? Kas oli Müürilehe artikkel või Sirbi artikkel? Sirbi artikkel filmi kriitikast. Ja see oli Tristan Priime artikkel sellest, kuidas filmikriitikud, kuidas nad tegelikult oma tööd teevad ja kuidas filmikriitika tööstuses. Selles suures pilavas tööstuses. Jah, selles käib üks petmine ja kriitikud magavad seanssidel ja nii edasi. Et kui filmikriitik ei pea filmi vaatama, et sellest rääkida, siis nagu kui ma teeksin kirjandussaadet, siis ma teoreetiliselt ei peaks lugema, et rääkida. Ma ei kujuta ette, kuidas see nagu toimiks. Proovi ära, ma arvan, et see tuleb sul väga hästi välja. Aga reaalselt nagu millest ma räägin, et raamatust, mida ma poes eile nägin, või kaanepilt oli huvitav. Jah, tunde pealt kuidagi nagu, et esmane reaktsioon, mis tekib, siis selle peal lased liugu. Et kui sa sihukese häälega räägid, siis keegi ei saa aru, et su jutt on sisutühi. Ja, just. Et see kredibiilsus, see tuleb ikkagi hääletämbrist. Kredibiilsus ongi meie saate nimi. Äkki tõesti. Kredibiilsus. See on tegelikult, see on mingi äge, mingi punkbändi nimi. Kredibiilsus. Kuulge, tehke ära keegi, nagu päriselt saatke lugu meile kuulata. Aga millest me rääkisime? Me rääkisime Goodreadsist ja sellest, kuidas Ready Player One on võib-olla nagu siis siuke nagu, et ta ei ole nagu tõsine, raskepärane kirjandus, vaid no see on nagu räägitakse Da Vinci koodist, eks ole, et see on siuke, see on siuke popcorn. Kas ma peaksin mitte neid arvamusi kunagi väga tõsiselt võtma? Ei, ma ei tea, võib-olla ma olen selles suhtes nagu tundlikum ka nüüd, sest me oleme sellest omavahel rääkinud, et kas ikka on olemas siuksed asjad nagu guilty pleasure ja kas peaks häbenema oma maitse-eelistusi ja kes siis üldse on nagu pädev otsustama, et mis on väärt kirjandus, mis on väärt kultuur ja mis ei ole, et kelle kätte me anname selle võimu nagu neid hierarhiaid seada, et need hierarhiad on olemas või on olemas mingid kaanonid, on ju, et neis on kuidagi nagu kokku lepitud niimoodi sajandite vältel. Ühiskond on nagu teinud kokkuleppe, et nii peaks olema. Ja et mingid hierarhiad lihtsalt nagu loksuvad paika, on ju, ja selles paika loksutamises osalevadki
miljonid inimesed, on ju, ja seda tehakse sajandite vältel, et ega ei tea ju, kas Ready Player One on oluline raamat või nagu mingi raamat, mida inimesed teavad näiteks 2 sajandi pärast juba, on ju. Et kui paljusid näidendeid, kui paljusid romaane me üldse teame näiteks, ma ei tea, kas või 19. sajandist, mis ei ole veel nii kauge aeg, on ju, et mis on jäänud nagu endiselt kuidagi pilti, et mis on endiselt teosed, mida nagu trükitakse uuesti ja nii edasi, et noh, mis seaduspära see on, mis tegelikult hoiab mingit teost elus läbi sajandite, et seda ei tea ju mitte keegi tegelikult, et me saame võrrelda, sa võid võrrelda Ready Player One'i Kuritöö ja karistusega näiteks, on ju, aga samas on nagu võrdleks hobust ja konna või noh, et see ei ole nii, et üks on suurem ja paksem järelikult parem, on ju, nad on lihtsalt eriliigilised asjad ja nad täidavad erinevaid eesmärke ja nii edasi ja lõpuks ongi, et see põhjus, miks mingi liik jääb ellu, neid põhjuseid on nii palju ja see on kõik nii keeruline. Ühesõnaga seda ma tahtsin öelda, et ära põe. Sest et see, kas sa tarbid rämpsu või sulakulda, seda sajandeid hiljem. Seda otsustavad järeltulevad põlved, jah, et kas vanaisa oli lollakas idioot või oli kas mind mäletatakse siis üldse, et ma lugesin raamatut siis Ready Player One ja see oli nagu väga, väga tõsiselt hea asi, mida ma tegin sajandeid tagasi. Et seda me ei saa teada. See on üks nendest asjadest. Aga kui sa oled nagu siuke, tõsiselt oli ta nagu selles mõttes kirjutatud nendele inimestele, kes on ilmselt mänginud oma elus näiteks online rollimänge nagu World of Warcraft või minu puhul siis, ma ei tea, RuneScape'i või mänginud Dungeons and Dragonsit või noh, ütleme tegelikult kogu see arvutimängukultuur ja kogu see, tänapäeval on ju ikka ääretult äge seda 80ndate teemat nagu jälle tagasi tuua ja värk, et see nagu on kõik seal sees ja see on ääretult meeldivaks kompotiks kokku keeratud, et väga lahe oli, soovitan. Ma soovitan siis ka kohe siia otsa midagi, mis läheb kogu selle videomängu ja nostalgia teemaga kokku. Minu üks kõigi aegade lemmikumaid arvutimänge üldse on StarCraft, mis on nagu mega oluline strateegiamäng niikuinii, arvestades, et StarCrafti selliseid meistrivõistluseid on ju peetud pikalt, et seal on nagu, seal liiguvad suured rahad ja seal reaalselt nagu, et need on nagu suured üritused. Kui sa oled strateegiamängu turniiril, siis tõenäoliselt mängitakse seal mingit StarCraft, eks ole, suured tõenäosusega. Et tulistamismängudel on mingi CSGO vist see põhiline, aga just. Strateegiamängud on nagu StarCraft. Ja seda me oleme isegi maininud mingis varasemas saates, aga mul tookord näiteks vist jäi mainimata, et näiteks minu koolivend Tallinna Inglise kolledžist oli StarCraftis ta oli üks maailma parimaid StarCrafti mängijaid, kusjuures see oli päris raju ja. Et ma vahel näen teda tänaval ja ma ei ole talt küsinud, me ei ole piisavalt pikalt jäänud peatuma nagu tänavanurgal, et niimoodi rääkida, ma olen mõelnud, et huvitav, kas ta veel vahel paneb selle mängu käima nostalgia mõttes. Aga igal juhul StarCraft on nüüd saadaval vabavarana. Esimene osa. Jah, see on nagu mega uudis inimestele, kellele võiks siuke asi korda minna. See on mega uudis ja ühtlasi hõigati nüüd, võib öelda, et üsna äsja välja StarCraft Remastered. Kuskilt kuulsin seda, jaa. Nii et ka StarCraft saab uue kuue, näeb natuke ilusam välja. Seda vist veel ei saa mängida, aga saab kohe-kohe. Igal juhul, et ma olen väga valmis jälle veetma pimedaid öid arvuti taga. Kas sul on üldse mingi arvuti, kust mängida? Kas sul on mingi arvuti, kust mängida? Ei, ma ei tea, kas ma oma nagu Maci sisse saan selle StarCrafti või ei saa, sest ma mäletan, see oli väga pikalt nagu PC only. Ja nüüd, kui äkki remaster tuleb. Et äkki seda saab, jah. Seal on kindlasti graafika nii kõvaks keeratud, et Mac enam ei. Või siis võib-olla see ei olnud PC only, vaid lihtsalt nagu need variandid, mis mulle olid kätte saadavad, olid nagu PC siuksed CD. No nüüd Steam peaks nagu võimaldama ühte või teistpidi. Aga sinul, ma saan aru, ei ole StarCraftiga mingeid emotsionaalseid sidemeid? Ei ole. Tähendab, minu esimene siuke tõsine strateegiamäng, mida mina mängisin, oli Warcraft 2 ja mul on sellega väga palju meeldivaid mälestusi. No aga siis me olemegi nagu siuksed nagu naabrid, vaata, et sa oled nagu see on natuke, tegelikult see on isegi natsa nagu see, et kas sa oled
see Star Treki tüüp või Star Warsi tüüp, nii et praegu, et Warcrafti või Starcrafti tüüp. Hästi lihtsad nimed, mida nagu meelde jätta, kui sa ei ole asjasse pühendunud fanaatik. Kas sa oled Beatlesid või Rolling Stones? Et jah, et seal on mingisugune sihuke sugulus olemas või on mingi platvorm nagu, kus pinnalt juba saab nagu väga vabalt juttu rääkida. Sci-fi või fantasy. Just. Kuigi päriselus kuigi muus meediumis olen ma pigem see sci-fi, ma fantasy't väga ei armasta. Aga jah, millegipärast Warcraft on nagu sihuke sügav lapsepõlve nostalgia või need on lihtsalt, need mängud kuidagi jäävad isegi võib-olla mitte sellepärast, et ma nagu tänapäeval õudselt naudiksin neid mängida või otsikski seda nagu kogemust enam, vaid sa mäletad sellest ajast, kuidas sa sellega nagu õudselt nagu sa olid nagu jubedasti vaimustuses, nagu tol ajal Warcraft oli nagu võrratult äge mäng, isegi nii, et ma siis otsisin selle päris esimese Warcrafti mängu üles ja proovisin seda ja siis avastasin, et oi, et siin on see päris nii ei mängi nagu see Warcraft 2 ikka ja seal sai igasuguseid lolle nalju tehtud, ma mäletan põhiline see, et kui sa tegelase peale hästi palju klikkisid, ta hakkas nagu ütlema sulle mingeid lauseid, et kui seal olid need peasantid või peoonid siis, kes olid nendel orkidel, et nagu kõigepealt nagu annab teada, et jah, ma olen valmis sind aitama, mingi aja pärast ta juba muutub ärritub, et miks sa torgid mind, kas sul midagi paremat pole teha või, et lõpeta see nagu poukimine ära ja siis üks hetk, kui sa nagu seda lõpmatult teed, siis üks hetk ta nagu sureb ära. Ma ei teadnud seda. See oli Warcraft 2 oli niimoodi. Väga huvitav. Et siis neid soundbite või neid asju, mida nad ütlevad, et neid oli nagu kihvt avastada ja teada saada, et ma mäletan suured 2 peaga tegelased olid, Ogre vist oli see 2 peaga tegelane, et kui seda peale klikkisid, siis nad olid sellised lollid ja vaidlesid omadega, et üks pea ütleb this way, teine ütleb no that way ja siis kui sa upgrade isid ta nagu mingiks mega-ogreks või midagi ja siis nad ütlesid koos niimoodi that way et see olid mingid sellised hullud naljad sisse ehitatud, mis olid hästi lahedad. Et see mulle nagu väga meeldis ja kui tuli StarCraft, siis ma mäletan, et ma mängisin seda, aga ta kunagi nagu mulle, ma ei ole tegelikult suur strateegiamängude fänn, et ma mäletan lapsepõlvest neid Age of Empires, neid asju, mida ma olen üritanud uuesti ka hiljem mängida. Ja kui tuli välja Warcraft 3, mis oli nagu siuke meeletult suur asi, et lõpuks ameti Warcraftile tuli mingi järg. Ja nüüd on muidugi Warcraft, on see World of Warcraft ja see on nagu seda kogu aeg uuendatakse, eks ole. Aga jah, et nagu mingi hetk ma enam üldse ei viitsinud strateegiamänge mängida või mingi hetk see kadus mul ära, et mul isegi siuksed käigupõhised strateegiad nagu Panzer General ja need nagu kuidagi mingi hetk meeldisid rohkem. Heroes mees oled või? Mu vend on meeletult suur Heroes of Might and Magic fänn, aga mina jällegi ka pigem jah, need strateegiad jäid suures osas must kaugele, kuigi ma olen neid kõiki nagu mänginud ja võib-olla isegi mingi hetk nagu taas avastan, et nad on nagu kindlasti siuksed huvitav, ta on nagu eraldi kohe mängimisstiil, eks ole, ja kuidagi siuke teistmoodi lähenemine, aga ma ei tea, jah, jäid mingi hetk kaugeks. Ja siis oligi, kui see StarCraft tuli ja selle järjed juba niimoodi, et ma üldse nagu ei ole süvenenud kahjuks. Ma olen sinuga tegelikult täitsa nõus, et nii see ongi, et see, mis selle asja armsaks teeb või selle peale mõeldes, mis ajab elevile, ongi see kunagi ammu kogetud tunne, et kohe meenub see, et mis emotsioon see oli, et kui sügavale sisse nagu oli võimalik minna sinna meeleollu ja sellesse maailma, eks ole, et ma tegelikult ei ole üldse kindel, kas ma reaalselt leian oma praeguses elus nagu aega veel, et StarCrafti läbi mängida uuesti näiteks või kuidagi isegi leida aega, et seda installida üleüldse endale mingisugusele arvutile, aga see nostalgia on väga-väga tugev ja praeguseni, kui ma meenutan seda või kui ma kuulen nime StarCraft, mulle kohe meenuvad nagu need mingid spetsiifilised õhtud mingi pinginaabri juures näiteks Sauel, kus ma kõige esimest korda elus seda mängu nägin, kui see läks käima järsku ja kuidas me avastasime nagu järsku, et mis asi see on, et siuke mäng on ka olemas ja kuidas need tegelased ikkagi said nii armsaks, see on nii veider, kuidas on võimalik, et ühest küljest strateegiamängus sa ju näed nagu siukse linnulennu vaatelt nagu näed seda maailma, et see on mingi jupp sellest välja mõeldud maailmakaardist, kus sa näed need erinevad alasid ja siis seal on siuksed kribud tegelased, eks ole, mingid kribud inimesed või mingid fantaasiategelased,
et kuidas see on võimalik, et sul tekib sihukeste nagu pisikeste kribudega mingisugune emotsionaalne side või kuidas sa hakkad kaasa elama, et kuidas ikkagi on võimalik ka sellises žanris juurde jutustada nendele tegelastele mingisugune lugu. Tekiks mingi kontakt, eks. mis jääb sulle nagu eluks ajaks meelde, et noh, siiamaani nagu mingid pöörded StarCrafti mängus, nagu kui ma mõtlen selle peale, on nagu kuidagi nii nagu suured mu jaoks nagu, et selle tegelasega vaata, et tema see saatus seal, et see tõesti mõjus nagu tol hetkel, kui see juhtus, on ju. Ja kuidas nendel karakteritüüpidel on, noh, seal on 3 rassi, on ju, ma ei tea, kas sa tead, kui hästi sa tead, aga noh, igaks juhuks lihtsalt ütlen välja, kes ei ole mänginud StarCrafti, et seal on protossid, Zergid ja Terranid. Terranid on inimesed, et nendega on lihtne, et kõik on nagu Terra, eks ole, maa. Et inimesed, kellel on siuksed vägevad nagu turvised, no siuke tulevikutehnoloogia, et lendavad kosmoselaevadega ja saavad skafandrites nagu ringi liikuda võõrastel planeetidele, nii. Aga Zergid ja protossid on nagu väga-väga ägedad tegelased mõlemad, et protossid on siuksed kõrgelt arenenud, väga intelligentsed siuksed olendid helendavate siniste silmadega ja kes juba kasutavad siukest nagu tõsist tulevikutehnoloogiat, vähemalt inimkonna mõistes. Ja siis on Zergid, kes on täielikult barbarid, kes on siuksed limakollid, siuksed rõvedad ja kusjuures StarCrafti esteetika tegelikult on kohati väga sarnane Alieni filmi esteetikaga, et Terranid on väga sarnased sellele, mismoodi on Alieni filmis inimesed oma sõjavarustusega ja Zergid sarnanevad päris palju ikkagi nagu nendele Alieni filmi seeriast. Et ja kuidas Zergid lihtsalt ongi nagu siuksed rõvedad, väga agressiivsed tüübid, aga kellega nagu jällegi nagu seal on midagi nii südant soojendavat, kui sa saad need pisikesed, need Zergi peletised nagu välja aretatud oma sellest pesast, on ju, ja siis nad niimoodi jooksevad ringi oma limaste vahutavate suudega mööda seda maastikku ja tahavad lihtsalt tappa ja nad on nii armsad, see on lihtsalt nii naljakas, kuidas on võimalik tekitada selliseid emotsioone inimeses, et sa aretad mingeid rõvedaid limakolle, kes on mega agressiivsed, aga nad on nagu sinu koerad või midagi, vaata, et nad on lihtsalt nagu nii naljakad ja lõbusad ja toredad tüübid, isegi kui nad on nagu, kui ma inimesena eales ei sooviks kohtuda ühegi siukse tegelasega, siis nende kingades olles nende see siuke tõuaretaja seal on ju ja nende see mingisugune ema, nad on ikka nagu, et ka nemad võivad sulle südamesse pugeda kokkuvõttes, et ühesõnaga StarCraft on vaba vara, kes ei ole proovinud, proovige ja keda ei koti, siis juba ammu on selle osa kinni pannud. Välja tülitanud, eks ole, enam ammu ei kuule meid. Jah, kui te vahepeal kuulsite autoalarmi, siis tõenäoliselt see ikka jäi lindistuse peale. Anyway, jah, ma mäletan, et minul oli veel üks ükseid väga armsaid strateegiamänge, mida ma lapsepõlvest mäletan ja olen ka hiljem tagasi läinud, sest sellest on ka tehtud nüüd mingeid siukseid, ma ei tea, ilmselt mitteametlikke moderniseeritud versioone või ikka neid vanu mänge üritatakse kuidagi hoida tööl, eriti siukseid legendaarseid mänge oli Command & Conquer Red Alert. Ma ei tea, kas sina oled seda mänginud? Jaa, see oli ju üks olulisemaid nagu selliseid lävepakkusid tegelikult strateegiamängu maailmas üldse. Ma mäletan, et see tuli PlayStation 1 peal isegi välja PlayStation on kindlasti ääretult ebamugav strateegiamängu. Ja see tundus väga nagu halb ja port olevat, või mitte, tähendab see port ise võib-olla oli okei, aga lihtsalt see puldiga mängida sellist mängu on väga halb, see on ikka hiire pärusmaa on seda tüüpi mäng. Ma mäletan, et põhiline oli see, et kui sa said omale taanjasid hästi palju, siis need olid nagu kõige kõvemad sõdalased, taanjad olid seal mängus nagu see kuld, et neid tuli nagu saada ja see, et sa said neid ründekoeri asju aretada ja. Command & Conquer Red Alerti puhul, ta oli siuke natuke tongue-in-cheek mäng, et kõik need, ma ei tea, vahevideod ja asjad olid kõik siuksed natukene, ma ei tea, siuke B-filmilikud ja hästi siuke huvitav, aga selle mängu soundtrack, see nii-öelda Hell's March, mis on selle nii-öelda see põhilaul, on jäänud nagu kuidagi niimoodi siia nagu üleüldisesse kultuuri kummitama, et see on nagu veider, et vahel vaatad mingit nagu sõjafilmi või mingit sarja või dokfilmi, kus räägitakse mingit sõjateemat, eriti nagu näiteks sakslastega seoses, siis hakkab see nagu selle mängu soundtrack mängima. Päriselt? Jaa, ma lasen sulle seda niimoodi korra lihtsalt, ma usun, et sa tunned seda ära. Inimesed lindistusel peavad minema lihtsalt ise avama selle nii-öelda, ma ei tea, oma YouTube'i ja kirjutama sinna Command & Conquer Red Alert Hell March
jah, saate märkmetesse pistame ka. See kõlab nagu ükskõik millise sõjadokumentaalfilmi taust. Ma ei seosta seda otseselt selle arvutimänguga, aga see on tulnud sealt, see on nagu originaalteos selle jaoks. Selle arvuti soundtrack, kohe hakkab see riff ka pihta. Veider, see ei ole mulle üldse jäänud kuidagi niimoodi külge, nagu oleks esimest korda kuulnud. Väga huvitav. Veider. Aga ma usun, et mõned inimesed võib-olla lihtsalt, mõned inimesed kindlasti tunnevad nagu sina, et oi, ma ei ole seda kunagi kuulnud, teised avastavad, et vau, et ma olen seda kuidagi randomly mitu korda kuulnud, isegi, et ma ei tea, et see mäng on olemas. Ja siis on need, kes on seda mängu ilmselt rohkem mänginud, siis nagu mõtlevad, muidugi see on ju see. Anyway. Aga Red Alertiga mul täiesti otseselt meenuvad need hetked, kui sai tõesti nagu Pelgurannast sõidetud Lasnamäele, et saaks mingisuguse suure Lasnamäe kortermaja keldrisse minna arvutimängu salongi. Süke koht oli olemas. Lasnamäe arvutimängu salong. Oota nüüd, kas sina Keila poisina praegu kuuled esimest korda, et sellised kohad olid olemas Tallinna linnas? Ei no Lasnamäel ma ei käinud vist enne, kui ma olin mingi, ma ei tea, 18 Ei, aga arvutimängusalongid. Ei, ma tean, ma lihtsalt väga ei käinud nendes. Ma tean, et need olid olemas. Ma mäletan isegi esimest korda, kui ma Carmageddonit mängisin, oli Keila päevade ajal oli tehtud Keila linnavalitsusse, kujutad pilti, oli tehtud mingi väike arvutituba, kus olid nagu arvutid niimoodi laua ümber pandud ja mingid Carmageddoni demod, CD-d olid seal, need lapsed said Keila linnavalitsuses Keila päevade ajal mängida Carmageddonit. Oi, nii lõbusaid linnavalitsuse, ma ei tea, avatud uste päevasid vist enam tänapäeval ei korraldata. Postimees kirjutas. See oli see kuldaeg. Linnavalitsuse avatud uste päevade kuldaeg oli see, jah. Aga Lasnamäel maksid seal mingisugusele 15-aastasele poisile enam-vähem, kes istus seal oma dressides, nagu maksid talle raha 1 või 2 tunni eest ja siis said istuda seal arvuti taga seni, kuni tuldi olale koputama, et aeg. Ja Red Alert oli küll üks nagu põhimänge, mida sel ajal mängiti. Need olid väga jubedad kohad tagantjärele mõeldes, ma üldse ei tahaks, et mu tütar käiks näiteks mingi Lasnamäe korteri keldris. väga kahtlane nagu tema läheks sealt autode multikaid ostma, ma ei tea, mida ta seal teeks praegu, midagi. Ma isegi ei tea. Huvita, kui vana sa olid? Ma arvan, mingi 12 või midagi sellist, 11-12, mingi süüke vanus. 90 aastat, siis hakkad muretsema, et mis seal Lasnamäe korterites selle ajastu lastele siis nagu pakutakse. Virtuaalreaalsus mingi teema. Et vaata, räägitakse, et on olemas sellised nagu helicopter parents, et need on need lapsevanemad, kes tänapäeval lapsi kasvatavad, meie põlvkond vaata, kes on nagu megaparanoilised ja tahavad, ei julge lasta õue lasta nii, et kui lapse telefon on väljas, siis on kohe nagu südameatak. Et siis mina olen veel nagu järgmise leveli vanem, ma olen siuke nagu drooni vanem, isegi mitte nagu helikopter vanem. Sind pole märgatagi. Et mind ei ole märgatagi, aga droon on nagu kogu aeg pea kohal ja laps on kiibistatud ja GPS kogu aeg näitab, kus on ja kõik jutt salvestatakse ja kõik see, et siis mu süda on rahul, siis ma saan kaitsta teda Lasnamäe keldrite eest, et see on see hind, see on see hind, et mu tütre vabadus on põhimõtteliselt tema turvalisuse hind ja ma arvan, et kunagi vanaduspõlves ta nagu tänab mind tagantjärele, jah. Kui ta sinuga veel räägib üldse selleks ajaks? Ei, tänab nagu mõttes, mind enam ei ole ja siis ta tänab mõttes ja et toimub siuke postuumne leppimine, ütleme nii, et ma olen valmis selleks kõigeks, et peaasi, et sa oled selline ratsionaalne inimene selles suhtes ikkagi. Jah. Meil on täna mingi väga Rainer Petersoni saade olnud, et me hakkasime pihta DuckTalesiga, nüüd rääkisime arvutimängudest, ta kindlasti tahaks õudselt igal asjal jälle kaasa öelda. Äkki helistame talle, on sul ta number? Ei ole vist. Vaata, on olemas podcasti, kus on külalised nagu telefoni teel olemas, aga küsime talt selle küsimuse ja siis ta seal telefoni kõlari kvaliteediga siis nagu räägib. Meil ei ole nii fancy't equipment'id või sa mõtled nagu see peakski olema mingi siuke, et ala mikrofoni kõrval on mu telefon umbes niimoodi. Kutsume ta lihtsalt ükskord saatesse. Jaa, ilmselt jah. Tead, Ivo, mis albumit ma nüüd kuulan kogu aeg või? Rushi? Okei. Jay-Z'l on uus album väljas, 444. Ja selle albumi kuulamiseks ma lausa tegin endale Tidali konto. Kas seda Spotify'st ei saa? Seda ei saa mitte kuskilt mujalt, sest et Tidal on ju Jay-Z äri ja õige, jah. Ja ta
noh, tahab oma äri edukana hoida. tahab, et ta äri oleks edukas ja ta on piisavalt kõrgekaliibriline artist, et ta tõesti seda ju suudabki teha, et ta suudabki toota sellist sisu või teha sellist loomingut, mis võib olla nagu argument Tidaliga liitumiseks näiteks, noh minu puhul see toimis nagu 2 korda tegelikult, sest esimene kord ma liitusin Tidaliga siis, kui me tegime oma kõige esimest saadet, siis ma rääkisin sulle, et ma liitusin Tidaliga selleks, et näha Kanye Westi skandaalset videot, mille pealkirja ma isegi enam ei mäleta kus olid paljud inimesed magasid reas, ühesõnaga. Aga ma kustutasin selle konto, või panin konto kinni siis, kui see free trial sai läbi ja ühtlasi ma tahtsin testida seda kõrget helikvaliteeti, et kas ma teen vahet, on ju, et see on kõik sihuke läbikäidud rada meil, aga nüüd ma liitusin uuesti ühesõnaga puhtalt selleks, et kuulata Jay-Z albumit ja jällegi ma pean ütlema, et see oli seda väärt, sest et see album on lihtsalt nii hea, et see on tema 13. album ja ma tean seda sellepärast, et see on kaane peale kirjutatud This is his 13th album. See on see sticker, includes hits such as. Ei, päris nii õudne ei ole, see on väga kena, rahulik minimalistlik plaadi kaane kujundus, puhtalt tekstipõhine ja nüüd ongi nagu 2 asja, mida ma selle puhul tahan rääkida. Esiteks see, et kuidas räpp võib veel üllatada ja teiseks see, et millest üldse räpitakse, et võib-olla ma alustan sellest teisest poolest, et alusta kõigepealt sellest, et miks peaks keegi Jay-Z'd kuulama, ma ei ole kunagi Jay-Z'd kuulanud nagu, ma ei saa aru, miks peaks keegi Jay-Z'd kuulama, selles suhtes, et ma olen viimasel ajal nagu rohkem hip-hopi maailmas püüdnud, eks ole, ennast avastada või ütleme hip-hopi enda jaoks avastada, aga Jay-Z, vaata, need on nagu, mul on ikka jäänud kuidagi sisse, vaata nagu on need nagu raadiostaarid, eks ole, et on väga head popmuusikat ja see on nagu ütleme Britney Spears ja muud siuksed, ma ei tea, Katy Perry ja lihtsalt siuksed staarid, kes on nagu läbi käinud ja ütleme, nad ei kategoriseeru sellisesse nagu kvaliteet popi alla ja et hip-hopis ma olen samamoodi kuidagi pigem olnud nagu sellel teemal, et mingi alternatiivne hip-hop või siuke kuidagi hoopis teistmoodi teema. Jay-Z minu jaoks nagu tundus selline nagu raadio hip-hop või siuke lihtsalt siuke staar, eks ole, et ma ei tea, või ma eksin? Sa eksid päris rängalt, sest et Jay-Z on ikkagi väga, ta on siuke raskekaalu räppar ikkagi. Aga kas ta on raskekaalu räppar nagu näiteks Eminem, kes on ka siuke nagu väga ja nad on väga erinevad ja see ongi nagu väga lahe, et Jay-Z puhul tal on mingi oma natuur, mis on jällegi täiesti unikaalne, mida teistel ei ole, et see on see mingi tema olek, ta ongi siuke, ta on algusest peale mänginud kuidagi seda mängu, et ta on nagu siuke maffia boss põhimõtteliselt või siuke mogul, on ju, kes on pärit from the projects, on ju, et täiesti alustanud nullist või isegi kaugelt miinusest, noorena lihtsalt, on ju, müüs narkootikume ja nagu oli väga palju nagu mingit muud eluraskust ja kes on lihtsalt 100-ga ikkagi selle American Dream'i nagu saavutanud, eks ole, et on tulnud miinusest ja jõudnud nagu siukse, ma ei tea, miljardäri staatusesse, on ju, kellel on nagu erinevad ärid käimas ja nii edasi. Ja sellest kõigest ta räpib alati ja see ongi väga siuke nagu suurustav, on see sõna või, et hooplev kohati isegi. Aga ta on ka selline, nagu me siin viimases osas, või mitte mõned osad tagasi rääkimise sellist kekkamisest, eks ole. Aga tema puhul vaata ongi, et kuna see tema räppimisstiil ja tema hääletämber ka, et ta on siuke nagu, ta on nagu aeglasem räppar, vaata. Ja selles mõttes tema sõnadel nad nagu kuidagi nagu kukuvad raskemalt nagu sinna mikrisse, lihtsalt, et see on see tema tempo ja nii, et siis tema puhul see toimib nii hästi, see natuke siuke nagu laisk siuke räppimisviis, aga samas see nagu jõud seal taga või see taotlus on kuidagi nagu, et sa nagu ei kahtle selles, et ta ei tee nalja ja vaat see on väga huvitav, et ta on sinu jaoks nagu täiesti mingisuguses nagu muus kategoorias, et kuidas siuke mulje saab jääda. Selle hip-hopi kõrgaja meie nagu vanuste seas ma täielikult nagu, mulle Eminem meeldis põhimõtteliselt ja natuke kuulasin A-rühma või midagi, aga kõik see muu, mis nagu läänemaailmas või ütleme, mis tol hetkel siis Filtrist või ZTV-st tuli, see kõik oli nagu mingisugune suvaline, et siuke jälle mingi ülbe hip-hop ja et nagu ei kõnetanud ja Jay-Z on nagu alati jäänudki selliseks nagu
üks nendest räpparitest. Okei, Jay-Z on väga ülbe räppar, aga hingega ikkagi nagu väga hingestatud, sest mida ta teeb. Näiteks Snoop Doggi ja kõike seda ma olen nagu hiljem avastanud, et oi, siin on nagu seda vanemat värki on väga kilti ja aga Jay-Z jah, ma pole veel avastanud, kas see uus plaat, ma muidugi ei saa teda kuulata, sest ma ei ole Tidali peal, aga sa soovitad muidu, kui ta juhtub kuskilt autokastist alla kukkuma? Ma võin öelda lihtsalt nagu, ma võin erinevate nurkade alt sellest rääkida, aga okei, et Jay-Z puhul mulle meeldivad väga paljud asjad. Ma ei ole olnud kunagi alustades silmadest, loomulikult, sest see on räppari puhul nagu mõnes mõttes, kui silmad ei meeldi, siis juba on pekkis, vaata, see on nagu fakt. Ja see on kõigi puhul nii, kõigil inimestel on nii. Ühesõnaga, et ma ei ole kunagi olnud nagu mingi ülipühendunud Jay-Z kuulaja, aga need hitid, mis tal on olnud ja mida ma sel perioodil, kui ma vaatasin pühendunult Cartoon Networki, et kui ma sattusin siis Viva või Viva 2 või MTV peale, et kui sealt tuli Jay-Z lugu, siis see mulle reeglina ikkagi meeldis. Et isegi need tema kõige kuulsamad hitid on nagu ikkagi mulle meeldinud. Aga mu pinginaaber Kristo on, ma ei tea, kas kui ta nagu vist enam ei ole nagu nii nagu mega Jay-Z fänn, aga see on olnud nagu nii oluline osa tema sellisest muusikalisest nagu lastetoast ja tema ikka nagu alati ostis iga Jay-Z albumi, mis välja tuli ja nüüd mulle nagu väga meeldibki, et Jay-Z on nii kaua vastu pidanud, et ta on endiselt pildis, et ta endiselt teeb ja mis selle uue albumi puhul ongi huvitav, on esiteks on see sound, teiseks on sisu. Et soundi poole pealt, räpparid ju teatavasti, ega nad ei pruugi ise kodus kokku keevitada neid taustasid, mille peale nad räpivad, mis on siuke, mõnes mõttes nagu inimesed teavad seda, aga mulle tundub, et tegelikult suurem osa kuulajaid nagu ei teadvusta seda endale või nad ei mõtle selle peale. Meil on nagu rock-bändis on trummar, kes on väga hea rütmitunnetusega, oskab häid trummiosi kirjutada, on bassist, kes oskab seda teha, aga tänapäeva produktsioonis on täiesti mõistlik, et sul on tüüp, kes teeb beat'i, tüüp, kes teeb bassikäigud, mingi tüüp, kes oskab väga käidaid süntesaatori osi teha, kes on väga hea võib-olla samplimises, et see kõik on, see on ju normaalne, see on nagu bänd, aga nüüd nad on produtsendid, sest iga inimene tänapäeva muusikas on produtsent. Et see produtsent, kellega Jay-Z siin albumi peal valdavalt koostööd on teinud, minu meelest ID oli tema see nagu artisti nimi, et ta on teinud nagu nii värskelt kõlava muusika sinna albumi peale, et see, mismoodi ta kuidagi nagu hakib ja ajab kihiliseks need sample'id, mis seal taustal kõlavad, on nagu nii intrigeeriv ja seda on nagu nii nagu mõnus kuulates, see on nii ruumiline ja nii kuidagi dünaamiline ja nagu ma ütlesin, värske. Et just see, et mul on nii suur rõõm juba sellest, et hip-hop saab nagu kõlada endiselt kuidagi nagu innovaatiliselt ja nagu uut moodi ja kõlada nii, nagu võiks aastal 2017 kõlada hip-hop ja mitte ainult nii muidugi, vaid et hip-hop saab nagu muu hulgas ka nii kõlada, see mulle nagu väga meeldib. Ja teiseks sisu, et väga huvitav on olnud kuulata seda albumit ka selle nurga alt, et põhimõtteliselt see on Jay-Z siuke abielukriisi järgne album või selle kriisi ületamise šokist välja tulemise album. Kas ta ei ole enam Beyoncé'ga koos või? Ei, neil oli suur kriis, et selle albumi kuulamine on natuke nagu mingi kroonikate läbilappamine, kroonika ajakirja läbilappamine. See oli ka see mingi Lemonade'i teema, et no just, vaata, et Beyoncé oma Lemonade'i peal ju nagu laulab sellest, kuidas Jay-Z teda pettis, on ju, ja räägib sellest, kuidas oli mingi armuke, Becky with the good hair, on ju, ja Beyoncé on nagu omas vallas superstar, on ju, ja nüüd tema abikaasa, kes on nagu, on ju, jälle omas vallas superstar, teeb albumi, kus ta nagu räägib, et kuidas ta kahetseb seda kõike, kuidas ta ei suuda... This is my side of the story. Ongi, kuidas ta seda kõike kahetseb, kuidas ta ei suuda nagu, kuidas ta juba praegu, tal süda murdub, kui ta mõtleb selle päeva peale tulevikus, kus ta peab oma lastele selgitama, et mida ta tegi reaalselt nagu laste emale, vaata, et nagu kellega sa olid, kuidas sa tõesti nagu olid valmis riskima selle kõigega, et meist ilma jääda, nii et see on nagu, et see on nii kummaline tegelikult, et vaata, lihtsalt kuulajana, on ju, kuna Jay-Z on minust nii kaugel asuv isik, siis minu poolest nagu räppi kui millest tahes, vaata, et kui see kõlab hästi ja on hästi räpitud ja et väga lahe, on ju, ma ostan selle, aga puht nagu inimlikul tasandil, kui mõelda, et see on nagu nii kummaline viis,
kuidas oma abielu kriisi ületada, et tead, mina teen nüüd loo sellest, kuidas sa mind petsid, on ju, ma teen albumi sellest, ma räägin sellest igal pool, ma teen filmi. jah, staadioni kontserte hakkan välja müüma, kus ma laulan laule sellest, kuidas sa mind petsid ja siis 3 aastat hiljem või 2 aastat hiljem on ju siis see teine osapool teeb ja mina teen nüüd oma albumi sellest, kuidas ma seda kõike kahetsen, kuidas ma panen sinna mingeid sampleid sinu lauludest, on ju. ma panen lugudele siukseid pealkirju nagu Family Feud ja Kill Jay-Z, et kuidas see kuidas Jay-Z sellisena, nagu ta kunagi oli, peab surema, et see mees, seda meest enam ei ole olemas, ma olen nüüd uuesti sündinud, seda ma ei korda enam neid vanu vigu. Nüüd ma olen JX. See on nii. Kuigi siia vist viimane tähestiku täht, JA. Seal peaks neid tähti juurde mõtlema, nagu pärast setti. J1. Aga kas ei ole nagu veider viis, kuidas nagu, ma lihtsalt mõtlen, et kuidas see nagu päriselt toimib nende suhte koha pealt, et loomulikult artistid, see on teada värk, on ju, et kui kunstnikud nagu elavad koos, vaata, et nad hakkavad panema ju kõike oma loomingusse nagu ühel või teisel moel niikuinii, on ju, ja kuidagi jõuab sinna ka nende eraelu, aga see on lihtsalt nagu, see tundub nagu nii veider viis, kuidas nagu olla suhtes tegelikult, et anda välja albumeid, mida nagu terve maailm kuulab ja põhimõtteliselt nagu terve maailma kuuldes nagu lahendada oma abielukriisi ja teenida selle pealt elatist, nagu selles mõttes, et seesama raha läheb selle sama abielupaari taskusse. Selle rahaga nad toidavad oma lapsi, harivad neid. Et nagu, oli nagu halb periood, vaata. Ostavad leiba laual. Aga tore on see, et nagu, et jällegi nagu nende 2 väga eduka albumi najal nagu, ma ei tea, lapsed saavad ülikooli minna ja Issi nagu... pettis teie ema, et te saaksite kooli minna, jumala eest. Et kuidas, et see on see, et ega igas halvas asjas on ju ka midagi head. Et see on nagu... Aga sa tead, Fleetwood Mac oli kunagi siuke bänd, eks ole, oled kuulnud võib-olla, seal oli trummar ja 2 paari, eks ole, 2 naist, 2 meest ja nad olid seal omavahel paaris ja siis seal oli hästi palju igasugust sisekonflikti ja petmist ja ühesõnaga bänd pidi kokku jääma ja jumala eest, sest see oli nii kõva bänd, aga nad omavahel nagu üldse enam ei saanud läbi ja seal tekkis nii palju probleeme, siis nad reaalselt kirjutasid laule nagu üksteisest ja siis lõpuks oligi nagu see olukord, kus sa nüüd järjest 30 aastat pead laval laulma laulu, mis räägib sinust, teeb sind maha, aga kirjutas sinu bändikaaslane sulle laulda. Aga see on hitt ja fännid tahavad seda kuulda. Peab igal kontserdil laulma, eks ole. Et see on nagu väga huvitav, kuidas need asjad võivad niimoodi olla, et ma ei tea, öeldakse, et ära bändikaaslasega nagu magava, öeldakse nii või? Ma ei tea. Üldse kolleegidega ei soovitata, ega oma õppejõududega, ega oma õpilastega. Ja õppejõududega on veel eriti, vaata seal on see võimusuhe ka, siis on nagu eriti paha. Nagu magage lihtsalt niisama normaalsete inimestega. I guess on see take away siit saatest ja vaadake DuckTalesi. Kuule, välk vist ei tabanud ikkagi. Jah, seni on nagu, nüüd on juba ära ka nagu lahtunud see vihm ja värk. Pikseratsanikud. Ütle kurat sa ma tahtsin, et ütle kurat sa nikud kuuvalgel ööl, aga see juba rikkus nüüd ära selle naine. Ma ei taha seda öelda, ma tahan tegelikult on see, et peab ütlema kuuratsanikud kuuvalgel ööl nagu hästi kiiresti mitu korda, aga see on juba täiesti läks pekki, sest et ma nagu alustasin nagu one of these things, eks ole, et kui sa kiirelt ütled. Ei, ma ütlen siia lõppu ühe lause või võib-olla see on 2 lauset, ma ei tea, aga see on tsitaat Flintheart Glumgoldilt uuest DuckTalesist ja see oli üks mu lemmiknalju selles uues osas. He thinks he's so rich and so Scottish, but I'm wearing a kilt, McDuck. A kilt! Vot, siuke tsitaat oligi.